Minule näib aga, et see iga hästi kasvatatud inimese kohus on selle eest hoolt kanda, et ta jõuetuks, nõrgaks ja tahtmise jõuta ei jääks. Et ta keha vaimu kohane oleks. Kui ka mitte alati terves kehas terve vaim ei ela, siis peaks ometi terve vaim terves kehas asuma. Kas ei ole häbi selle peale mõelda, kui palju miljonisi aastas mitmesuguste loomade kasvatamiseks ja nende tõu parandamiseks välja antakse, kuna oma enese mina jaoks, mis inimese juures iga sammuga etteotsa tungib, imelikul viisil küllalt aega ja raha ei ole. Arvatakse nimelt, et kui inimene looduse krooniks on määratud, et siis tal sellepärast õigus on lõdvalt elada. Sellegipärast ei või keegi salata, et kõige suurem maapäälne varandus tervis on. See on nii üleüldiselt arusaadav asjalugu, et ma seda lähemalt seletada ei pruugi. Georg Lurich 1903. aastal. Võtame need teadmised ja arvamised käesolevasse 21. sajandisse kaasa ja näeme siin paljuski mõtlema panevat, aga ka väga palju õiget. Austatud spordirahvas, teil on au tegelda valdkonnaga, mis täidab väga erinevaid rolle. On omal viisil tähtis igale inimesele, ühiskonnale, riigile. Sport aitab hoida rahva mälu ja tavasid, tugevdab ühtekuuluvustunnet ja rahvuslikku identiteeti. Lurichi jälgedes peab oluliseks pidama ka tõuteemasid, vastupidavust, tervist. Lennukites ja autodes oma inimliku konstruktsiooni säilitamine pidevalt istuvas asendis ja ebamugavalt on inimkonnale suureks väljakutseks tulevikus. Füüsilise liikumise vajadus kuulub inimkonna juurde, ainult silmadele ja peale ja kõhule koormuse andmine ei ole meile kui liigile omane. Muidugi on sport ka üks loomulikumaid viise eri rahvustest inimeste omavaheliseks suhtlemiseks, lõimimiseks ühiskonnas, kui soovite, sest eeldab samas keeles ja samade väärtushinnangute pinnalt läbikäimist. Ja ma usun, et mingi väike lisa emotsionaalne uhkuse raas on meis kõigis, kui me näeme intervjuusid andmas ja rõõmu tundmas oma sportlikest saavutustest Eesti koondisel nimel esinenud ja häid saavutusi toonud teistest rahvustest noori. Ma arvan, et see on tähtis ka suurele osale meile kui eestlastele ja ma arvan, et ka teistest rahvustest, perekondadest pärit noored mõistavad väga hästi, et mõne väga suure riigi koondises ja koondisse pääsuks kadalipust läbi minnes ei oleks need šansid ja võimalused lipulehvides pjedestaalil olla olnud nii suured, aga et väikse rahva liikmena on šansid sama head ja mõnel alal isegi suuremad. Nad on tänulikud meie ühiskonnale ja seda tuleb hinnata. Ma olen veendunud, et tervikuna lähevad Eestis asjad õiges suunas. Spordi sotsiaalne roll on muutunud. Kiiresti areneb liikumisharrastus, järjest rohkematele inimestele ei ole sport mitte ainult medalite toomise masin või televisiooni meelelahutus, vaid igapäevase elu kaaslane. Ei ole õige öelda, et tippsport on tähtsam kui rahvatervis. Kuid tippsportlaste eeskuju aitab noortele endale eesmärke püstitada ja terveks jääda. Loodan, et see kongress ka nendele spordi aspektidele piisavalt tähelepanu pöörab, sest kahjuks tuleb ikka ka seda ette, et sporti vaadatakse liiga kitsa pilguga. Harjumuspäraselt mõeldakse spordina ikka eelkõige füüsilise vormi arendamist, kuhu sisse terve vaim mahtuma peab. Aga sport ja liikumine nõuab ka teaduslikku lähtekohta, teaduslikku uurimist, nõuab teadust
ja sellest tulenevaid näpunäiteid. Haridussüsteem, kehalise kasvatuse tunnid, kogu koolisport on nii terve keha kui ka terve vaimuteenistuses ning peaksid selle aru saama, et sport on kitsalt ainult füüsiline meelelahutus ka kummutama. Kooli ülesanne on leida see tasakaal, kus targad ja terved lapsed tunneksid rõõmu nii liikumisest kui ka teadmiste omandamisest. Et meile ei vaataks vastu ei arvutiga kokku kasvanud mööblitükk ega ka tühja pilguga musklimees. Mõlemad pildid on nii arvutiekraanil kui ka elus üsna trööstitud ju vaadata. Ning erivajadus pole ammu enam negatiivse tähendusega. Andekatel sportlastel on samuti hariduslikud erivajadused, nagu mõnes muus valdkonnas andekatel lastelgi. Ning ka neile peab haridussüsteem arenemisvõimalusi ja tingimusi looma, neile individuaalseid õppekavu võimaldama. See on uue põhikooli gümnaasiumi seaduse alusel tulevikus võimalikum, lihtsam ja paindlikum kui seni. Sport on popp ja seda mitte ainult noorte hulgas, vaid ka administraatorite, omavalitsusjuhtide, koolijuhtide hulgas. Muidugi nad teevad sporti ise ja on väga aktiivsed liikujad, kui kõht võimaldab. Aga mis on viimase aja trend, on see, et kooli püsimiseks võimaluste otsimisel püütakse komplekteerida täiendavaid spordiklasse. Nii väikestes põhikoolides kui gümnaasiumides. Kõik te olete kuulnud, et kui omal lapsi napib, siis avame näiteks jalgpalliklassi, karateklassi, maadlusklassi ja toome oma kooli õpilasi ka kõrvalt valdadest. Mu meelest on see loov ja liigutav mõtlemine ja näitab, et sport haridusliku komponendina on tähtis ja ehk aitab selliste täiendavate baaside loomine üle Eesti ka mingi osa inimesi nii liikumisele, just noortena liikumisele kui ka tulevikus tippsporti. Kõige selle alus on treener. Treener on õpetaja. Tal on tihti ka pedagoogiline ettevalmistus. Õpetajate staatusest ja palgast on palju räägitud. Treenerite omast vähem. Tarvis on tõsta treenerid koolipedagoogide staatusesse või ütleme siis koolipedagoogidega ühele pulgale. Treener peab saama palka, mitte stipendiumi. Treeneril peavad olema pedagoogi väärilised sotsiaalsed garantiid. Koolispordi roll ei ole vaid õpilaste füüsiline areng, vaid palju laiem, nagu ma juba ka ütlesin. Koolist saab kaasa huvi, aga saab kaasa ka oskused. Kehalise kasvatuse tundide eesmärgiks on seatud nii soov olla terve ja rühikas, tunda rõõmu sportimisest kui ka kogu eluks olulised väärtushinnangud ja oskused. Õppida koostööd, järgida kokkuleppeid ja reegleid ning mõista ausa mängu olemust. Uues õppekavas on mõeldud ka õpilaste huvidele. Õpitulemused on kavandatud nii, et nad oleks täidetavad 75–80% õppeks ette nähtud tundide mahust ja 20–25% tundide mahust on mõeldud selleks, et koolid saaksid ise vastavalt võimalustele, õpilaste huvidele, õpetajate, treenerite ettevalmistustele orienteeruda või spetsialiseeruda mingitele piirkonnas olulistele, huvitavatele, traditsioonilistele spordialadele. Hea meel on sellest, et tänu heale koostööle Eesti Olümpiakomiteega oleme suutnud 10 aastaga luua päris hästi toimiva andekate noorsportlaste toetamise süsteemi. Endise Tallinna spordiinternaatkooli baasilt ning rahaliselt pinnalt arendatud süsteem on palju mitmekülgsem ja paindlikum ning ajamuutustega kaasas käinud. Audentese ja teiste keskuste kaudu aidatakse noori tippsporti
On alasid, kus saak on suurem. See tähendab, tellitud õppekohtade täitjatest saavad tulevikus ka tõesti tegijad. On alasid, kus tippe jääb lõpuks alles vähe, mis on olnud traditsiooniliselt silmapaistvamad ja selle tõttu ka nende tellimus on suur, kuid näiteks kergejõustiklaste järelkasvule Audenteses peaks mõtlema. Kõigist neist ei ole me edaspidi sugugi kuulnud, kõigist ei peagi kuulma, aga see protsent just selle kooli kaudu peale kasvanud kergejõustiklastest võiks olla suurem. 65 noorte ja juunioride koondvõistkondade kandidaati on saanud nende stipendiumidega spordikoolitust eri Eesti paigus. Toetame 29 tippsportlase õpinguid kõrg- või kutsehariduse omandamisel. Seda siis olümpiakomiteega koostöös. Treenerite kutsekvalifikatsiooni arendamist ning õppe korraldamist. Treenerite täienduskoolituse hoogustamist. Regionaalsete õppe- ja treeningkeskuste väljaarendamist, et andekad noored saaksid ühistreeningutel osaleda. Võib-olla saame koos hakkama ka Käärikule uue hingamise andmisel. Edasi peaksime olümpiakomiteega algatama piirkonna kesksete spordikoolide taastamise või uue asutamise või siis loomise. Mitmel puhul oli spordikoolide kaotamine viga. See lõpetas konkreetsete baasidega seotud konkreetsete koolkondade tegevuse. Väikesed klubid on paljude uute ka tippu jõudnud spordialade toomisel olnud viljakad, noorte kasvatamisel olnud viljakad, suuremat, võimsamat baasi nõudvate suurte järelkasvu vajadustega spordialade puhul ei ole väiksed klubid suutnud aga seda rolli, mis kunagi spordikoolidel oli, kanda. Ei koolkondi, kandepinda taas luua ega treeneritele, pedagoogidele sotsiaalseid garantiisid ja lastele ning noortele korrapärast tervisekontrolli tagada. Klubide kõrval peaks olema ka suuremad spordikoolid. Ma ei väida, et klubidele tuleb anda nüüd tagasi marss taandarenguks, aga need mõlemad vormid võiksid Eesti spordi järelkasvu teenistuses olla. Vahel tundub, et mina ja Rein Lang oleme valitsuses ainukesed ministrid, kes ei läbi aastas vähemalt 3 erinevat sorti maratoni. No aga see ei paista välja. Ja üldse ma pean ütlema, et kui etendada kõrvalpilku, siis Eesti riik on silmapaistev, paistab hästi välja, tema president peab tervisest ja liikumisest lugu, tema valitsuses ja paljudes muudes tippülesannetes olevad inimesed peavad liikumisest lugu ja teevad muu töö kõrvalt lausa tippsporti. Ma usun, et meil ei ole midagi häbeneda ja ma usun, et see on mitte kõige tähtsam, aga üks väike detail meie ühises suures lootuses ja ootuses, et nende eeskujudega, mida teie treeneritena, spordijuhtidena suudate anda ja mida meie ühiskonnas aktiivsete liikmetena suudame anda, nende detailidega saame me kokku tugeva ja terve eestlase. Aitäh teile selle eest, mida te juba teinud olete ja selle eest, mida te veel teha kavatsete.